Legendaarne Jaguar XJ on enam kui poole sajandi vanune ja tema viimane generatsioon, mis nägi ilmavalgust enam kui 10 tagasi, on tänaseks juba tootmisest lahkunud. Ja see on ka viimane auto, mis oli sisepõlemismootoriga siis XJ, kuid milleks sellest siis saadet teha? Sellepärast, et ta on endiselt olemas uuena saadaval Jaguari kauplustes üle maailma, seda saab veel uuena osta ja see on ainulaadne võimalus osta endale selliste vanemat klassikalist retrolikku sisepõlemismootoriga XJ, mille sarnast võimalust enam ei tule, sellepärast et järgmine XJ, mis tuleb järgmisel aastal, on ainult elektriauto, aga see on siin täisjõus sisepõlemismootoriga hiiglane. Tõepoolest 2009. aastal tuldi siis välja uue XJ-ga, mis erines täiesti eelmisest. Selline saab olema uus naisluksuri proovisõit. Juulikuus 2009 seda esitleti otseülekandes Jaguari siis veebilehel, mitte kuskil Facebookis ega YouTube'is, tol ajal olid asjad teistmoodi. Ja muidugi see sai väga suure tähelepanu osaliseks ja erines eelmisest põlvkonnast tõepoolest palju ja tavaline versioon oli siis sellest tulemas kui ka siis pikema tiljavahega versioon ja 2014 tuli siis esimene uuenduskuur, kus siis parandati vedrustust ja lisati ka igasse varustusse siis start-stop funktsioone. 2015 aastal tulid alles siis Jaguar XJ-ile LED-tuled ehk 5 aastat või peab 6 aastat peale tootmise algust ja 50 aastat peale üleüldse sellise mudeli tootmise algust. Ja samas ka 2015 tuli ka juurde siis G-Blade tagatuled ja palju juhiabisüsteeme nagu adaptiivne püsikiirushoid ja 360 kraadi kaamera ja siis poolautomaatne parkimissüsteem. Ja veel natukene sellisest tähenduslikkusest rääkides on XJ andnud siis kasutusel nii Theresa May kui ka David Cameroni autodena ja need on siis ka soomustatud versioonidel muidugi nendel saadaval, et tõepoolest see pole lihtsalt mingi tavaline luksusauto, vaid auto, mida kasutavad ka siis kõrgustes olevad inimesed. Ja tal on siis oli saadaval 6-käigulise automaadina, kuid tänaseks on ta ainult 8-käigulise siis automaadina saadaval ja neid on müüdud selle 9 või ütleme juba 10 aasta jooksul siis üle 122 000 eksemplari, mis teeb temast siis ühe aegade enim müüdud Jaguari ja paneb ta 5. kohale siis Jaguari müügilt. Ja mootori valikus olid sellised mootorid või ega siis siiani veel praegu saate minna osta ehk 3-liitrine turbo ülelaadimisega diiselmootor 275 hobust, siis 3-liitrine 340 hobujõuline V6 bensiin ja kõige tagatipuks XJR, millel on siis 5-liitrine V8 510 hobujõudu või 550 hobujõudu, kuid siin nüüd tuleb hoolikas olla, ma ei tea, kas seda enam on saadaval, sellepärast et kui Jaguar XJ tootmine muidu lõppes aasta eest, siis ilmselt müüakse siiani laoautosid, kuid see 5-liitrine lõpetati juba peaaegu 2 aastat tagasi heitme normide suurenemise tõttu ära ja võib-olla te seda ei saa, kuid sellest pole midagi. Ja muidugi on sellel autol palju selliseid asju, mis tekitasid 10 aastat tagasi tunda, issand, kui luksuslik, kui kihvt, kui vägev ja praegu tekitab tunda, sellise eest ma küll nii palju ei maksa, nagu näiteks 8-tolline puuteekraan. Tõepoolest 8-tolline, praegu on ju 12-tollised, see auto sisemuses interiööris on väga palju nuppe, mis teevad temast jällegi sellise ainulaadse veel praegu, ütleme 2020 aastal ainulaadse siis sõiduki, sest et varsti on ju kõik need luksuse sedaanid ja kõik on juba digitaalsete ekraanide igasuguste asjadega, kuid see on tõepoolest selline võimalus elada väheke minevikus veel edasi. Ja kuigi oli tal juba 2009 aastal olemas, siis peaaegu selline natukene selline digitaalne siis näidikupaneel virtuaalne, ehk siis 2009, kus oli täielikult ulme ja luksus ja esimene auto ilmselt, kes sellise digitaalse näidikublokiga tuli, siis tänaseks päevaks 2020. aastaks on ju need digitaalsed näidikublokid kõikidel igasugu autodel, mis maksavad kordades vähem.
ja tagaistmel on ruumi laialt, seal on 1 meetri jagu siis ruumi ühes sellises suuremas selles versioonis jalgadele ja tal on siis istmesoojendused ja jahutusega istmed, aga ka 4-tsooni kliimaseade, kuid tal pole siis tagaistmetele istmesoojendust, kuid tänapäeval on ju kõikides luksussedaanides ja autodes olemas, kuid jällegi seda autot ei saagi osta oleviku peaga. Samuti on ka massaaži funktsioon tal täiesti olemas ja muidugi võib tekkida ka küsimus, et paljuga saab osta siis 2010. aasta selle XJ ja ma vastan, et 15 000-ga ja palju maksab see siis veel saadaval olev XJ praegu salongides, sama põlvkond maksab ta 75 000, nii et täiesti suur vahe ja põhimõtteliselt see teeb ka asja selliseks, et iga inimene saab seda autot endale lubada kas siis 10 aasta vanusena või siis nüüd täiesti uuena ja samas avab ka see võimaluse selleks, et kui tundub see auto vanana, siis tegelikult sa ostad ju selle auto endale praegu poest, on 2020 aasta auto siis ja sa saad temaga veel elu nautida 10 aastat. Näiteks kui siis 2010. aasta auto on juba ju praegu 10 aastat vana, siis see on tõepoolest ainulaadne võimalus osta endale siis maskuliinne 60-ndatest inspireeritud kihvt Jaguar XJ, sisepõlemismootoriga XJ suur sedaan. Ära mõtle auto hinnale, vaid mõtle auto isiksusele ja ta pärandile, sest et aasta pärast on juba Jaguar XJ küll mudelirivis alles, kuid siis ta on tavaline elektriauto. Meie kohtume teiega nädala pärast ja kardetavasti siis juba tavalisest naisluksuri proovisõidu saates.